Maian. Tere, mina olen Maian ja täna selgitan välja, kas kruvib või ei kruvi. Kes ta on? Jaa, Daniel. See kruvib. Mulle meeldivad alati Danieli laulud. Kuna ma tean, see on tema, siis ma juba kindlasti suhtun paremini nagu, ta on nii armas inimene minu arust. Ja see on lahe lugu. Keegi ei tea, kes ta on. Kõik teavad, et ta on mingi laulja, aga keegi ei tea, kes ta on. Sinise leegiga, üks laul sinise leegiga. No kuulame siis. Maian sinise leegiga. See on jälle mingi SoundCloudi räppar või? Ei saa ennast, sa ei saa mind, sa ei saa minuks, sa ei saa. Ma lähen täna peale, ronin üles seda vaadet, ma ei tea veel. Ma ei saa ilma, ma ei saa nii, ma ei saa sinuks, ma ei saa. Ei nagu kuulake seda produktsiooni, see on full SoundCloudi. See on mu sinine tõde, sinisilmselt siniselt põle. Hops, nüüd on norm isegi. Sinise leegiga põlen, sinise leegiga põlen, sinise leegiga põlen. See on mu sinine tõde, sinisilmselt siniselt põlen. Sinise leegiga põlen, sinise leegiga põlen, sinise leegiga põlen. Okei, never mind, ma ei tea, mis tal veel on? Sinise leegiga. Maian. Mingi siuke asi ju. Laul number 3. Have you now. Esitavad Hugo ja Karl Kristjan. Featuring Maian. It was not long ago when we sat by the phone. So many hours we wasted. I remember when you said Jaa, poist vaatan. Toi. Get lost on the way back. See ongi või? We would sit by the railroad, watch all the trains go. It felt like the time stood still. There was nobody else, just you by my side, you by my side. I wanna have you now, please keep loving me until the break of dawn. Rising up and I'll get you even higher than I am. Bleeding hearts, so baby tell me now that you'll never let me go. I will never let you go. Oh. No ma ei tea, noh. Neid ühe laulu muusikuid on Eestis nagu siiamaani vaata. Ei nagu tegelikult see ei ole pask lugu, nagu mis see oli. See nagu ei ole tegelikult pask lugu, aga noh, ma ei tea. Neid ühe laulu nagu artiste on Eestist üle siiamaani nagu. Võta kas või see sama Pael, see on täpselt samamoodi, noh, see on üks lugu vaata. Kui me räägime sellest, mis tal oli see sinise leegiga. See on puhas SoundCloudi lugu. See on 100% SoundCloudi lugu. See kuradi, need voice crack'id käivad nii räigelt üle, et no seda lihtsalt ei ole võimalik kuulata. Aga see on minu arvamus. Aga see, mis iganes see oli see 2017, see ei ole pask lugu tegelikult. Seda on lastud raadios lihtsalt mingi söögi alla ja söögi peale, ehk siis seda nagu enam ei kannata kuulata. Täpselt samamoodi nagu need mingisugused Nublu Minagad on ju. Aga see sinise leegiga, see on 100% SoundCloudi lugu, see on see produktsioon ja see kõik, see on lihtsalt jube. Isto, millal riigimetsa kuuske varastama või? Prolli see suvi, täpselt kuupäeva veel ei oska öelda.
ma arvan, et kunagi detsembris, kuna täpsemalt ma veel ei tea. Okei, kuule vaatame edasi siis seda. Ühesõnaga, nüüd me saime teada, kes ta on. Selge. Ja kirjutab väga hästi lugusid ja no muidugi tal see inglise keel on ka, mis no mulle alati kribib kõrva, kui keegi eestlane oleb inglise keeles ja siuke vastik aktsent on. Ja Danielil on ju täiesti mõnus ka. Kruvib. Samad 4 seina, ajal ette jäänud kutsuvad mind tagasi. See on mu tükike taevast, tükike taevast. See on siuke, ka siuke meh. Mulle meeldis nagu see track, aga sõnad kuidagi olid nagu veits tühjad minu jaoks. Noh, ma ei tea, see harmooniate koht ka, see wow, mingi, mis seal oli. Kuidagi ei ole 100% mu thing. Imo Tanel Padar on suht ära vajunud nagu. Tanel Padar on ikka väga ära vajunud, vähemalt minu jaoks täpselt samamoodi. Ma ei tea, mida teie arvate, aga nagu vanasti ta oli ikka siuke raju, siuke rokkar, vaata, türa, vend tõmbas peale ja siis, türa, nüüd hakkab laduma, vaata. Aga noh, siis kui ta leidis endale selle uue naise ja uuesti kooli läks, ta hakkas mingi pehmoks ju. Ta on mingi väga räige pehmo on ta nüüd. Ma ei tea, nagu ei jaksa, ta on mingi, teeb mingi armastuslugusid ju, mingit, ma ei tea. Noh, jah, vanaks on jäänud, vaata. See on täpselt samamoodi nagu Jan Uuspõld on, vaata, pehmeks ära läinud, vaata. Et noh, vanus teeb oma töö, jah, see on truu tegelikult. Ei ütle, et ei kruvi ka, sest mul jalg tatsus, aga siuke vahepeal kruvib ja ei kruvi. Aga track on lahe, uudne ja nagu minu arust kõik peab proovima uusi asju ja et võib-olla tal oli sellest, mitte võib-olla, vaid vist oligi siis vähe vaheldust sellest Tessanist. Sa ütlesid, et sa lähed proovi see suvi või? Ei ole no midagi. See nagu detsember, tahtsin öelda. Indrek Tarand on põhiteemas. See on Marjulani ikka. Täiega tema nagu just. Tead, päris ausalt see kruvib mul. Ja see oli puhtal põhjusel, et ma sõitsin üks päev autoga ja nagu raadio ei võtta ühtegi kanalit peale mingi Elmari ja Vikerraadio ja see Elmarist oli suht taoline. Mul hakkas jalg niimoodi tatsuma, see tõmbab täiesti energia mul jumala käima, kui ma siukest muusikat kuulan, nii et täiesti, ma ütlen, et kruvib. Võt, mitte, et ma oleks kuskil kontserdil käinud või räige fänn olnud, aga ma ütlen, et jah, sobib. No muidugi patune pool peabki kruvima, kui sind patune pool ei kruvi, siis putt siis sinuga ju. Kes see Maian on? See on mingi ühe loo kuninganna siin. Ma ei tea. See ei kruvi mul. Laulis ühes loos ja nüüd ta on tegi. No nagu ikka tänapäeval on. Ma saan aru, miks see SoundCloudi rap on läinud Eestis nagu nii siukseks common väärtuseks või noh, et mida sa teed, SoundCloudi räpparad on. See tuligi nagu Nubu tuli ja siis kõik ülejäänud tulid järele. Et ja mõni on väga hea, absoluutselt nagu ja näiteks Sipel Gnildist oli küll varem juba tuntud, aga mulle see Usain Bolt näiteks väga meeldib. Aga see on siuke... No ei ole nagu väga excellent laulu kirjutamine ja võib-olla ei ole nagu häält ka sellist, et peadki panema mingi hullult nagu seda autotuuni või mis iganes efekte peab. Ta räägib autotuunist. Teen ise täpselt sama asja, aga surun teisi, kes kasutavad autotuuni. Aga siin ma kuidagi tundsin... Vana ja... efekti peale ja ma olen seda suht palju öelnud ka igal pool, et kui sa laulad alkoholist ja mingitest Gucci sussidest, siis... Jep, see ei ole autotuun. Ja, see ei ole autotuun. Autotuunid türasid tunned mingi miilide kauguselt ära. See on raudselt autotuun. 100%, seal ei ole midagi vaielda. See on 100%, kuule seda. Pane klapid fulli, sa kuuled ära autotuun. Come on, see on nii spetsiifiline heli. Okei, see on mingi siuke SoundCloud rapperi teema vist jälle. Et
mees kuulame. See on suht ok lugu isegi. Ma Ta on otsin, siuke et norm. see jõuab kuskil kulmineerub, aga väga nagu ei kulmineerunud. Aga see on täpselt siuke, et ma hommikul mingi, kui mul und pole, siis kuskil 5 aeg ma hakkan sellist muusikat kuulama, ma arvan. Kruib. See on suht õige nagu. Kella 5 aeg hommikul, kui sa mängid mingit CS-i luigega koos, siis sa lihtsalt lähed nii kettasse, sest ta türa mingi ei saa hakkama, vaata. Loobib mingi oma vendi mingi 4 korda järjest full flash'i, vaata. Siis panedki selle loo põksuma ja siis oledki lihtsalt mingi, ei kannata. Tõmb. Ma kõvaks veits. See kruib kindlalt kohe, juba ütlen ära, ma tahan kuulata veits. Muidugi kollid armee. Jaa, ma olen 8 aastat YouTube'i teinud. Ma tunnen autotune'i ära. Ma võin sama juttu ajada. Telefoni number. See on nii norm lugu midagi. Vot see on see SoundCloudi rap, mis nagu mulle, see meeldib kõigile. Aga siin ei ole nagu ainult mingi, ei laula ainult alkoholit, ei laula ainult mingi sükest teemat, vaid nagu mingi päris solid sõnum on, kui sa kuuled nagu neid sõnu, et tegelikult nagu tal on taga nagu seda juttu veel, et ei ole ainult see nagu main lain, vokaal, vaid on seal taga igast mingid väiksed nagu dialoogid kellegi teisega. Ma ütleks, et ta lihtsalt teeb kõike korraga hästi. Ta jätab ennast kätte saadmatuks ja see annab juurde kõik, mida sa ei saa, seda sa tahad ja ta on täpselt see vend. Hästi pull lugu on. Kruvib, väga hea töö. Veits nagu Dread Attack. Ongi. No Nublu oli SoundCloudi räppar tegelikult. Nublu oli SoundCloudi räppar. Oli küll. iCrazy tegi 1, ta oli SoundCloudi räppar. Kõik ta esimesed lood, mingi esimesed 3 lugu või 4 lugu olid kõigepealt SoundCloudis. Siis kui ta tuli välja, ma ei viitsi praegu, aga igatahes mingi esimesed 4 lugu olid kindlasti. Siis kui mina ta leidsin, siis mina leidsin ta niimoodi, et see oli mingi eelmise aasta talv. Ja see oli niimoodi, et Lambist tuli Fredi või nagu Fred ehk Edi tuli minu juurde ja ütles, et jõu, pane seda lugu. Ja siis ta andis mulle SoundCloudi ja siis seal oli mingi, minu meelest oli seal mingi 2 või 3 lugu ja üks lugu, mida ta rõvedalt haipis, oli see, ma ei mäleta, kumb enne tuli, kas Troonid või siis see Issi, minu meelest Troonid oli enne. Ja siis me haipisime neid troone, see oli sitaks nice, seda ma mäletan. 100% kruvib. Täiesti kindlalt 100%. Kõige parem kontsert, kus ma käinud olen, on Dread Attack ja ma värskes. No nad on laval nii lahedad, nad on inimestena nii lahedad. Issi oli enne või? Ma ei mäleta, kumb enne oli, aga ühte ta neist haipis rõvedalt. Ja siis ta tuli minu juurde, ta tuli kuskilt linnast, ta tuli minu juurde ja siis me kohe toksisime veel, ma mäletan, see oli striimi ajal. Ja striimis panin põksuma selle ja siis me veel haipisime striimis, ma mäletan seda hetke, aga ma ei mäleta, kuna see täpselt oli, aga tollel ajal teda ei olnud veel YouTube'is. Tollel ajal teda YouTube'is kindlasti ei olnud. Vist siis, kui ta tegi selle Troonid loo, siis ta vist hakkas YouTube'i ka postitama oma kraami või mingi teema oli. Või oli see, et toda lugu, seda Issi, toda lugu ei olnud YouTube'is või mingi kamm oli, ma mäletan. Minu jaoks on pärimusmuusika ülikõvas ja see, et nad arendavad ja teevad sellest nagu mingit folk-rocki on nagu amazing. See ei pea olema hull mingi folgi või pärimusmuusika fänn, et kuulata Dread Attacki, aga samas, et nad on ülikõvad. Nublu ei ole tegelikult lahjaks jäänud. Nublu probleem on see, et ta haibiti nii üles, vaata, et teda kuuleb praegu kogu aeg 24/7 igas raadios, vaata. Sellepärast nagu ei kannatagi seda Nublut enam nagu. Muidu tegelikult ta muusika on nagu väga hea, aga lihtsalt ongi see, et kui sa kuuled seda constantly, kui sa türa hüppad autosse ja sa sõidad poodi, käib tema lugu ja siis sa käid poes ära, hüppad autosse ja hakkad tagasi sõitma ja türa tuleb uuesti tema lugu, vaata, siis kassib nagu veits ära, vaata, et ei jaksa lihtsalt. Aga Nublu tegelikult ei ole üldse halb, Nublu on tegelikult väga hea, aga ongi see, et ta nii mainstreamiks ära läinud, et tema lugusid pekstakse igal pool 24/7 peale ja siis ongi see, et türa enam ei jaksa, vaata, et tahaks nagu midagi teistsugust, vaata. See vanad inimesed laulmus, aga... See tegelikult ei ole nagu Nublu enda süü ja see ei ole see, et ta nüüd toodab sitta, vaid ongi see, et kogu aeg
liiga palju . ei , see on cool , see on midagi täiesti teist . Vähemalt minu arvamus on selline. proovib küll . ei , see on cool . see on no täiesti teistmoodi ju . vaata mingi hea koht . jaa , see on kindel . ma isegi ütleks , see on selle , mis täna on kõige parem koos Raadio Blackiga . Sky pluss on putsis raadio nende süü , nojah , see , ma kuulan kahte , ma kuulan kas Sky plussi või siis seda Väga hea. , mis see oli , kui sulle meeldis see klubi Star FM, jah. Kaks raadiot, mida me kuulame siis viska like , me muud üldse ei kuula nagu . vajuta seda nuppu , seda punast , telli ära . et Star FM või siis Sky pluss , muud ei kannata kuulata , sest Star FM-is on nädalavahetuste õhtud puhas kuld , seal on mõnus kuradi 80-ndad , 90-ndad , 2000-d , ai , kvaliteet kraam lihtsalt .